Hey, what up, yo? Mõtlesin, et ma hoian seda algust ainult erilisemateks videoteks. Ja täna ongi vähe teistsugune video, sellepärast ma mõtlesin, ma alustan jälle nii. Tänases videos siis räägime minu auto ajaloost, mitu matsu ma olen pannud, kõiki täiega puuriv teema, palju need autod maksid, võib-olla mainin neid ka, kes teab. Aga mul on hea uudis ka, et enne kui me selle videoga alustame, siis väike vaheklipp sellest, kes on tänane sponsor. Tänane video on siis sponsoreeritud järjekordselt Car Verticali poolt. Link on all descriptionis, kindlasti minge vaadake järgi, vajutage linki, vaadake lehel järgi. Car Vertical on siis leht, kus saate oma auto VIN-koodi järgi vaadata kogu auto ajalugu. Näitab siin ära, mis on auto sündmused, kas see on kuskilt varastatud, mis see läbisõit peaks olema, mis on nagu normaalne läbisõit nendel autodel. Mis on mingid hooldused, mis on mingid tüüpvead, kahjustused, kui netist leidub, siis näitab ka veel pildid ära, mis on juhtunud selle autoga minevikus. Et minge vaadake järgi Car Verticali leht carvertical.ee või siis vajutage alla descriptionisse, kui teil on mingeid küsimusi selle kohta, siis laske mulle DM, ma võin teile kõigile vastata ja aitäh Car Verticalile ja jätkame videoga. Hakkame siis kohe pihta, tõmbame siin ühe energialonksu ligi ja vaatame siis autosid. Esimene auto, mis mul oli, no see ei olnud tegelikult minu auto. See meil seisis lihtsalt maja ees, sest et mu emal ei läinud seda vaja. Ja ma tegin kiiresti load ära, kuna ma teadsin, et kui ma load ära teen, siis ma saan selle auto omale. No mitte päris omale, ma saan kasutada seda. Aga tegu oli siis 2007 aasta Volvo S40-ga. 2.4 bensukas, esivedu 160 kilovatti, mis käis räigelt edasi lihtsalt. Ja siin mõned pildid, mis ma tegin, kui me seda müüa üritasime. Aga kahjuks selle autol oli päris kurb lõpp, sellepärast et mul olid load mingi 4 kuud olnud või vähem isegi. Me hakkasime jaanipäeval minema Pärnusse ja siis juhtus niimoodi. Põhimõtteliselt ma tulin kurvist natuke kiiremini kui võis sõita. Mitte väga palju. Võib-olla. Ja siis ma libisesin lihtsalt niimoodi otse teelt välja ja kuna siin nurgast on väikselt näha, seal olid suured kivid, siis ma libisesin nendel kividele otsa. Ja nii see auto oma lõpu leidis. Aga kindlustus ostis selle ära, see tehti korda, see sõidab ikka veel tänavatel ringi. Tallinnas olen näinud seda paar korda. Äge auto oli tegelikult. Pidin muidugi ka ägeda Instagrami pildi kohe tegema, ehk siis minge followge mind Instagramis @johannes_tt. Peale seda sain ma omale Passati. Selle Passatiga oli äge lugu, sest et ma ehitasin rollerit, et sõita rolleri liigat, kuna ma enne olin Kamexis sõitnud ja siis ma rikkusin selle rolleri ära ja siis ma ei tahtnud selle enam sõita ja siis ma mõtlesin, et ehitan oma rolleri. Aga ma ei saanud seda rollerit valmis, ma vahetasin selle Passati vastu. See on kohe mingi esimesed päevad, kui mul see Passat oli. See on esimene pilt Passatist ja selle Passatiga lasime Jüri vahel külge kässariga ja siis ma sõitsin sellega vastu puud. Mul sellest pilt ei ole, aga tal oli siin stange ja alt oli kõik niimoodi sees, nii et stange kattis ära, aga näha ei olnud, mis seal katki oli. Ning kuna see oli mingi surnud vanamehe nimel, ma ei saanud seda oma nimel, siis ma müüsin selle ruttu 250 euriga maha, andsin ka pataka ostu-müügilepinguid kätte, et ma ei ole argis käinud, et mul ei ole seda autot vaja lihtsalt enam ja nii ta minema läks. Aga nii kui ma Passati ära müüsin, siis ostsin, ma ei mäleta, mis see deal oli, kuidagi me ostsime selle Civicu 7 sotiga Lasnamäelt mingi venna käest. Seal on 2 asja juba nüüd selles lauses valesti, et sa ei peaks seda autot ostma. Sellel olid all 15 aastat vanad talverehvid ja järgmine päev ma panin juba sellega matsu. Ehk siiani 3 autost 3-ga ma olen matsu pannud. Seest oli suht suvaline mingi kaltsisu, ega seal mingit lisas ei olnud, rool ja istmed lihtsalt. Ja siis ma sõitsin niimoodi, et ma sõitsin esistange, tule, tiiva täiesti sassi lihtsalt. Läksime Jüris Romulasse, isaga ostsime sealt uue tule ja tiiva ja panime need külge. Tagant oli ka veits katki, sest ta läks niimoodi kuidagi nina ja siis persega ja siis kõik oli katki lihtsalt. Aga ma lihtsalt lasin rohelise sprei peale ja keegi ei saanud arugi. Väga.
iga kord, kui see roosta läks, lasin uue kihi värvi peale. Ja see stang ei tahtnud ka küljest püsida. See kogu aeg kukkus ära. Igatahes lõpuks, kui ma valmis sain, see nägi siuke välja. Ilus valge tiib oli, mulle räigelt meeldis see. Siit pildilt on näha ka, milline ta tagant oli päris sees omadega. See Monsteri kleeps oli main teema. See tegi kogu selle tiiva ilusamaks lihtsalt. Noh, ja tagant oli siuke õnnetu. Aga mis selle teema oli see, et see auto koosnes kuradi pahtlist ja Makroflexist. Ma sain räigelt üle, see auto väärtus oli mingi vähem kui vanarauas saab, sest enamus oli Makroflexiga. Ma jäin põhimõtteliselt lumme kinni, tagurdasin, karbikate tuli ära, poolt karpi ei olnud, siis seal oli siuke pall kuradi Makroflexi lihtsalt. See oli hea ost, well spent, aga selle auto ma lõpuks vahetasin Bemmi vastu. Ma andsin vist mingi 100 euri ja mingi isa vana, mingi Samsungi või Sony andsin veel peale. Ja siis ma sain omale esimese Bemmi, mis mul olnud on. See on esimesel päeval tehtud pilt. See oli 320, rida 6, automaat. Aga ta sõitis. Ta oli parem kui Civic. Igat moodi parem. Ma isegi viisin oma isa selle autoga sõitma ja siis ta sai aru, et miks see Bemm oli parem kui Civic. Aga ta oli suht tavaline, rõve roheline. Ma panin need katuseraamid sinna peale, et ta näeks lahedam välja, veits rotikas. Seest oli väga putsis, kuigi kere oli nagu, ma ei teadnud mitte midagi autodest. Minu arust seal ei olnud midagi nagu väga hullu. Sest mingeid auke asju oli ainult tagaluugi all. Seest olid küll kõik istmed puruks. Rool mulle räigelt meeldis, aga ütleme nii, et mega mõnus auto oli. Ja liikus edasi küll, jah. Ja ma sõitsin akna vahel numbrimärk enne, kui see lahe oli. Mulle räigelt meeldis see auto. Ja cool story, sellest autost tehti rallikas. Ma ei tea, kuhu see lõpuks jõudis, aga keegi pani sinna puuri sisse ja värvis valgeks ja tegi sellest mingi rallika. Nii et ma ei tea, mis sellest nüüd saanud on. Kuna mul kõll ei olnud, sõbra juurest leidsime 2 kõlli. Ühendasime juhtmed järgi igal pool, kus käisime, saime tümmi lasta. Autoga sõitsime, sain nendest kõllidest mussi kuulata. Et see oli päris äge auto. Aga selle lõpp oli ka siuke, et ma vahetasin ta 34 vastu 1-1. Selle 34 ma sain oma sõbra käest. See oli 2.0 bensukas, manuaal. Sellepärast ma vahetasin, ma tahtsin manuaali. Ja tal oli mingi rattalaager täiesti läbi ja kere polnud olla ja 1 sportiste ja no igatahes täielik roim oli lihtsalt. Täielik roim. Aga märjana pimedas nägi hea välja. USA stylis pargid olid ja sellepärast mul hakkasidki 34 meeldima. See oli üks äge auto. Selle ma müüsin lõpuks 250 euriga vist maha. Sellepärast, et tal tegi rattalaager räiget häält ja no rohkem ma ei teadnud autodest. Ja ma ei saanud seda oma nimele, sellepärast, et seal olid mingid dokumendid kadunud ja ma ei viitsinud tegeleda, siis ma müüsin selle 250 euriga maha. Aga järgmine auto, mis ma ostsin, oli ka 34, kuna mulle see 34 meeldis. Ja selle ma ostsin 750 euriga vist. See oli 2.0, aga see oli automaat ja ka touring ja siuke rohelist värvi. Seal oli sitaks palju lisasi. Panoramluuk, keelenahk, sisu, kuradi suur OBD või mis iganes asi see oli, kus neid nuppe oli räigelt palju. See oli seal keskel, püsikas oli ja no ülimõnus auto oli ainult, et kütusekulu oli 1400 2.0 kohta. See oli päris tüütu. Ja LSD differ oli ka all. Ja see auto oli mul päris kaua, sest et see mul räigelt meeldis. See on ikka veel elus ja seal oli, ma ei tea, kas sellel oli vist midagi swapitud vahele. Äkki ei olnud, ma ei tea, ma päris kindel ei ole. Ja sellega juhtus niimoodi mul ükskord. Põhimõtteliselt ma tulin sealt silla alt. Ei, ma tulin siit üle tee, mis seal silla vastas on sealt tee pealt. Mõtlesin, et lasen külge. Panin gaasi põhja ühele poole, teisele poole. Ja kuna mul oli üks tagumine amort läbi ja seal olid nii vooamordid ja kõik õli oli välja voolanud. Sest et ta läks roolivõimust amortidesse. Ja see oli roolivõim ei töötanud. Siis ma ei jõudnud seda tagasi väänata ja siis ma väänasin ta siia kraavi. Näeb panoramluuki näeb siit vähemalt. Aga natuke aega ma istusin seal kraavis, siis tuli õnneks üks hea rekkamees appi. Vend lihtsalt jäi seisma, vaatas, et ma istun seal. Ütles, et mul on nööri. Ja sidus mu Bemmi oma rekka järgi siin. Ma mingi salaja filmisin, ma ei tahtnud, et ta näeks, et ma filmiks. Siit näeb veel sisu ja ei, väga vist ei näe. Nahk, sisu, puitdekoor, see oli maks ilus auto lihtsalt. Ja vend lihtsalt ilma vaevata lihtsalt mingi õrnalt mingi hakkas liikuma ja tõmbas välja mind. Nagu ma polekski seal kraavis olnud lihtsalt. Midagi autoga juhtub, mingi piduriplekk ja stange läks katki, aga muidu
muidu ei olnud arugi saada, et ma selle kraavis oleks käinud. See on ka veel peale ostu. Siis ma ostsin sinna 18 tollised Alpini replikad alla, mis olid täiega kõverad. Aga mulle räigelt meeldisid need. Ja kuna vahepeal värvisin veel karbid üle, sest et need olid tuhmunud, et ta parem välja näeks ja räigelt clean oli see auto. Sõpradele ka meeldis. Ja siis ma panin sinna snitcherid alla, sest et need olid sirged. Ja see on nii äge, aga need olid laedad ikka. Aga siis ma läksin kaitseväkke ja müüsin maha selle auto. Ja kaitseväes ma olin pikalt, siis mõtlesin, et võiks mingi korraliku auto osta, mida ei peaks parandama, sest et selle auto alla ma ladusin räigelt raha. Ja siis ma ostsime Golfi. See on äge auto. Tal olid veel originaal tagatuled. Need ma vaatasin ise välja LED-ide vastu otse AliExpressist. Mingi 4 sotti vist läksid. Siiamaani kestavad. Ja musta Volkswageni logo panin taha, et lahedam oleks muidugi. Ja siiamaani kestab, see auto on ainult hoolda ja sõida põhimõtteliselt. Vahepeal oli mul siuke äge viludus Volkswagen Polo, Volkswagen Yolo ja tal olid laiendused või noh, tegelikult ma ei tea, mis need mustad asjad on. Põhimõtteliselt ma ostsin selle auto, sest tal oli äge numbrimärk ja see auto on ikka veel minu nimel ja see numbrimärk on ikka veel alles ja ma tahaks selle kunagi oma Golfi peale panna, aga ma arvan, et seda ei juhtu. Aga selle auto ma ostsin mingi 150 euriga, võtsin oma nimele, parkisin paar päeva sõbra maja ees, sest et ma ei julgenud vanematele öelda, et ma Polo ostsin lambist ja siis ma müüsin maha seal, aga see on ikka minu nimel. Seal ei olnud ülevaatust mitte midagi, ma lihtsalt ostsin ära, sõitsin koju ja müüsin maha selle auto. Sama kallilt kui ma ostsin, nii et ma jäin 60-ga miinusesse, ma võtsin selle oma nimele. Aga peale Polo, Golf oli veel alles, siis tuligi kõige kuulsam auto Eesti jutu. Okei, ma ei hakka nüüd egotsema. 420 Mazm, järgmine auto, mille ma ostsin numbrimärgi pärast, ägedate velgede pärast ja et hakata contenti tootma. Ja see oli lege content ka. Aga kõik on mult kogu aeg küsinud, mis ma maksin selle auto eest. Ma maksin selle auto eest liiga palju 1500 eurot. Ja täpselt siuke see auto välja nägi. See on täpselt sama päev tehtud pildid, kui ma selle ostsin. Ja lõpuks ta oli siuke well spent, on ja. Peljed müüsin maha 3,5 sotiga, auto müüsin maha mingi 2 midagi vist oli. Et päris hea deal oli. Aga vägemalt sai ägedaid videoid ja suube vaata. Ja siis siit edasi juba kõik peaksid teadma oma auto ajalugu. Niimoodi me tõime eelitusnimega Bemmi Kaisukas. Selle me tõime Tartust, sabaliputajate kuskilt Bemm oli see kunagi. Suht õnnetu nägi see välja alguses. Ja ma vist ei ole seda ka kuskil öelnud, palju ma maksin selle auto eest. See auto maksis 550 eurot. 1 kuus. Lai oli lammutatud 36. Ehk mul on päris head diilid olnud kogu elus, nagu kui nüüd ausalt mõelda, on ju. Panin ta kokku, sõitsin natukene, lasin mootori kokku, müüsin maha ja jõudsimegi ässini. Ma ei tea, mis mul nende numbrimärkidega on, kui on autol hea number, siis ma vist tahan seda osta. See on üks kõige lemmikumaid autosid, mis mul olnud on ja sellega on veel palju ees. Ma ei tea, aga ma mäletan, kui me tuttavaks saime, siis sa täiega rääkisid, et sa tahad 46 kupeed. Ja sulle nii väga meeldis 46 kupe ja sulle meeldis Golts nii väga. Ja mulle meeldib see auto ka. Ja siis sa mõtlesid, et sa ei saa kehvem vend olla ikka ju. See auto maksis 1800 eurot. Ma ostsin selle Bemmi tonn 800-ga. See oli 2,5-ga müügis. Ma läksin sinna, ma ütlen, ma võtan tonn 300-ga ära. Räägi see story, kuidas sa seda üldse ostma läksid. Ma läksin seda niimoodi ostma, et ma läksin Goltsiga, sain kokku. Või no ma läksin Goltsiga, sain kokku selle vennaga. Ta astus autost välja, vaatas mu autot, küsis, et doonoriks ostad või? ei, ma ostan omale ikka, et see pole minu auto, see kollan. Siiani väga palju raha ei ole ka selle auto alla pannud, paarid sotid. Aga õnneks tänu Car Verticalile on siia päris ägedad asju nüüd tulemas siin lähikuude jooksul, et püsige lainel. Aga ega mul rohkem ei olegi midagi rääkida, kõik mu 11 autot, mis mul on, rääkisin ära. Kindlasti ma unustasin alguses mainida, mu on uus merch. Vaata, tagant särgid on siuksed. Ei näe vist. Pusad on siis sellised. Ja 700 S on siin taga. Väga kvaliteetne. See ei ole nagu kleeps, vaid ta on nagu prinditud siia tekstiili sisse. Jah, aga ülimõnusad on. Et pusadel, särkidel ja käppidel on tasuta saatmine, teistel asjadel praegult ei ole. Ma arvan, et siis ongi selle videoga kõik. Siuke lühike kokkuvõte kõikidest autodest, mis mul olnud on. Ja
loodan, et teile meeldis see video, kindlasti follow ge mind Instagramis ja nagu alati like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord.